Loen teile Ukraina muinasjutu Nahaparkal Kirillist. Kord elas Kiievis vürst, kel oli tütar. Nii kaunis ja nii tark, et ei leia sõnu kirjeldamiseks ega laulu ülistamiseks. Tollal elas Kiievi ümbruses ka hirmus lohemadu ning iga aasta pidid kiievlased talle andamiks kas noore poisi või tüdruku tooma. Lõpuks jõudis järjekord ka vürsti enda tütre kätte. Parata polnud midagi. Kui linnaelanikud tõid andameiks oma pojad või tütred, pidi temagi seda tegema. Pääsu polnud kusagil. Vürst oli lausa meeleheitel, püüdis kohustusest hoiduda, aga tütar ütles talle. Ärge nutke, ärge kurvastage isa. Võib-olla saan ma ise vabaks ja suudan ka teised õnnetusest päästa. Neiu viidigi hirmsa lohe ette. Niipea kui madu kaunitari nägi, nii ta temasse kohe ka armus. Neiu mõistis seda ja küsis lohemaolt meelitades. Ütle mulle, kallis lohe, kas maailmas on niisugust inimest, kes sinust jagu saab? Küllap on, vastas lohemadu. Kiievist Dnepri ääres elab Nahaparkal Kirill. Kui ta Dneprile nahku leotama läheb, vinnab neid terve tosina selga. Ja kui nahad on vees pordunud, haagin minagi ennast nende külge ja pean vaikselt naeru. Kas suudab välja tõmmata või ei? Temal aga pole asigi. Kui tõmbama hakkab, siis vaata, et veab koos minuga kaldale. Ainult seda inimest ma kardangi. Vürstitar jättis selle jutu endale meelde ja mõtles, kuidas koju teadet saata. Ta oli siia tuvi kaasa toonud. Seda linnukest oli ta õnnelikul ajal Kiievis elades hoidnud ja toitnud. Nüüd otsustas ta tema abi kasutada ja kirjutas isale. Kallis taat. Kiievis elab keegi mees, Nahaparkal Kirill. Tema üksi võib lohemaost jagu saada, mind vangipõlvest vabastada ja teisigi noori poisse ja tüdrukuid peletise käest päästa. Lunige isake teda küll sõnade, küll kingitustega, et ta nõusse jääks. Vaadake, et ta mõne sõnavääratuse pärast ei solvuks. Kiri sai valmis, neiu sidus selle tuvile tiiva alla ja laskis linnu aknast välja. Linnuke tiirutas sinitaeva all ja jõudis lõpuks Kiievisse vürstilossi õuele. Seal jooksid teised lapsed ringi ja nägid tuvi. Isa, hüüdsid nad, õe juurest lendas tuvi siia. Oh, häda ja õnnetust pani vürst ohkima. Küllap on leetud lohemadu mu armsa tütrekese juba alla kugistanud. Tuvi aga paitas teda tiivaga ja laskis ennast kinni püüda. Vürst nägi, et tiiva alla oli midagi seotud. Käänas lehekese lahti ja luges kirja läbi. Siis kutsus ta vanema enda juurde. Tead sa niisugust meest, keda Nahaparkal Kirilliks hüütakse? Tean, mu isand, ta elab Dnepri ääres. Kuidas küll teda paluda, et ta abist ei keelduks? Arutati, peeti nõu ja saadeti siis kõige vanemad mehed Nahaparkali juurde. Nad jõudsid tareni, avasid ukse ja lausa tardusid imestusest. Nahaparkal istus põrandal, selg nende poole ning mudis käte vahel korraga 12 nahka. Näha ainult, kuidas pikk habe üles alla käis. Üks tulnukaist köhatas, Nahaparkal võpatas ootamatusest ja kõik 12 nahka kärisesid ühe korraga tal käes. Tulijad tegid talle maani kummarduse ja sõnasid. Lugu on sedapsi, et vürst saatis meid sinu juurde palvega. Mees ei tahtnud neid aga kuuldagi võtta. Oli vihane, et nende pärast 12 nahka hukka läksid. Vanad palusid ja anusid teda, kuid lõpuks pidid lahkuma, ilma et oleksid midagi saavutanud. Mis nüüd teha? Vürst oli kurb, nukrad olid ka kõik vanemad. Otsustati saata siis noored mehed Nahaparkali juurde. See aga ei vaadanud üldse nende poolegi. Siis
tuli vürstil mõte saata lapsed Kirilli paluma. Need tulidki kohale, laskusid põlvili ja kohe anuma. Mees ei suutnud enam vastu panna ja sõnas, endal silmad vees. Teie lapsukeste pärast teen ma kõik, mis vaja. Ja asuski vürsti juurde teele. Andke mulle 12 tünnitäit tõrva ja 12 vankritäit kanepit, ütles ta. Tema soov täideti. Ta sidus endale kanepivarred ümber ja valas siis enda tõrvaga üle. Võttis sõjanuia suuruse malaka ja 10 puudast rauakamakat ning asus Lohemao juurde teele. Mis, nüüd Kirell, kas tulidki sõda tooma või rahu sobitama, küsis Lohemadu. Mis rahu siin olla saab? Tulin sinu hingepüüdjaga elu ja surma peale võitlust pidama. Ja läkski lahinguks lahti. Tümitasid nii, et maa müdises. Kord võttis lohehoogu ja lõi Kirillile hambad sisse, tõmbas tüki tõrva välja. Võttis siis teist korda hoogu ja kapsas kamaluga kanepit. Kirill omakorda virutas talle sõjanuiaga, nii et lohe lausa maa sisse vajus. Nüüd oli koletise kere tuld täis, pani teine Dnepri äärde lonksu vett võtma. Hüppas jõkke, et end raasike jahutada. Samal ajal mähkis Kirill endale jälle uued kanepivarred ümber ja tõmbas tõrvakorra takka järele peale. Neetud lohe kargas veest välja ja tormas uuesti Kirilli kallale. See aga virutas talle taas malakaga. Materdasid ja taplesid, nii et maa oli must ja sädemeid sadas ringi. Linnas aga pandi kõik kellad helisema. Kõik mäenõlvad ja künkaharjad olid inimesi täis. Kõigil kaelad õieli, et mis nüüd küll saab. Kui siis Kirill lohele viimase löögi virutas, nii et see maha varises ja kõik ümberringi mürisema pani, plaksutasid inimesed käsi ja hüüdsid. Elagu meie Kirell, elagu nahaparkal Kirell. Nõnda siis sai Kirill hirmsast koletisest jagu ja vabastas kauni vürstitari vangipõlvest. Vürst ei teadnud kohe, kuidas teda tänada ja kogu rahvas valas tänupisaraid, sest neil polnud enam tarvis noori poisse ja tüdrukuid hirmsa Lohemaa juurde orjusesse saata. Sellest ajast peale hakati seda linnaosa Kiievist Dnepri ääres, kus Kirill elas, nahaparkalite linnaosaks hüüdma.